Võib-olla üks teema, mis on ka, võib-olla tuleb kuidagi üles, on oma tõelise potentsiaali ja ande rakendamine siin väga keerulises ja mis siin salata üsna anorgaanilises keskkonnas ja maailmas. Oma selle hinge, kvaliteedi ja potentsiaali rakendamine, milles ma olen hea. Mitte selle mõttega, ego mõttega, milles ma olen teistest parem, vaid milles ma olen päriselt hea ja andekas ja sellisel kujul, et ma ei isegi tõestama kellelegi, et ma olen selles hea. Ma lihtsalt olen. Kui ma tahan, siis ma jagan, kui ma ei taha, ma hoian kõik selles mõttes enda teada või nokitsen oma selle asjaga, milles ma olen hea. Mõned inimesed on head väga, väga lihtsates asjades. Mõni inimene on väga hea koristaja, lausa geniaalne koristaja. Ta teeb poole tunniga selle, mida võib-olla mõni meesterahvas teeb 2,5 tunniga. Ja see on ka mingis mõttes anne. Siin ei ole selles mõttes midagi rohkem väärtuslikumat, rohkem väärt ja midagi vähem väärtuslikumat, vähem väärt. Kõik on võrdne. Iga töö on võrdne. Ka inimene, kes käib ja koristab prügi või sõidab prügiautoga ringi ja korjab prügi kokku. See on väärtuse loomine. Kõik see, jah, mingites kontekstides on ka ta osa anorgaanilisest orjastamissüsteemist, on ju, et see vaene poemüüja seal kassas 12 tundi lihtsalt istuda ja et ta mul neid toite läbi lööks, mille ma võiksin ise minna, ise teenindusse need läbi lüüa, on ju. Nii palju käsi, mõistust, jalgu on. Et siis need on need kohad võib-olla, mis tänapäeval, me elame juba aastal 2023, et mingitest asjadest võiks inimkond välja kasvada, ütleme siis niimoodi. Sellistest väga primitiivsetest asjadest, et ma väga kahtlen, et kõikide nende, jah, nad loovad väärtust, aga ükski poemüüja ei ole 12 tundi sündinud olema ja teenindama teisi selle nimel. Seal on kindlasti mingi sügavam ja suurem potentsiaal, aga siin on nüansse, võib-olla ta peab seda tööd tegema näiteks 10 aastast, 15 aastat, 20 aastat, tal on mingi oma roll seal, tal on mingi energeetiline roll seal Selveris või Prismas või kuskil mujal ja võib-olla tal on võib-olla see roll, et ta paneb oma suhtumisega võib-olla teise inimese silmad särama, ütleb kõigile tere ja head aega ja teeb seda sellisest heast tundest. Aga kas me seda näeme siin, eks ole, eriti Põhjamaades, kus päikest on vähe, millise tundega nad seda teevad. Et siin need küsimused, võib-olla need tööalased küsimused kerkivad, eks ole, üles. Et mis on see minu potentsiaal? Ja samal ajal see on arusaadav, et siin maailmas me peame vahest tegema ka seda, mida meil ei meeldi teha. On ju. Et noorena jalad alla saada, võib-olla ma ei tea, naisterahvad teavad, eks ole, mul ka kaasa 17-18 aastalt hakkas ettekandjana kuskil pihta. Et need on mingisugused etapid, aga sügavamal sisimas võiks teada, mis on see suurem pilt, kuhu ma tahaksin edasi pürgida, edasi minna. Milline, ja just selle mõttega ka, et kui ma midagi loon või teen, siis kuidas see minu tegevus muudab maailma orgaanilisemaks, normaalsemaks, ausamaks, kvaliteetsemaks. Et meil on päris palju selliseid, ütleme, töökohti, keskkondi, kus käib võitlus, kus käib tõestamine, kus käib redelit pidi üles ronimine, karjääri tegemine, aga mille nimel, mille struktuuri pealt, millist dünaamikat, millist süsteemi me üleval hoiame kuskil, ma ei tea, suurkorporatsioonides mingi vahelülina, isegi kui sa oled seal kuskil mingi osakonna juht või nii edasi, on ju. Et on inimesi siin planeedil, kes võib-olla rohkem rakendavad oma potentsiaali annet ja on neid, kes võib-olla vähem. Et kui, ma ei tea siis, kui tuua selline primitiivne jalgpalluri näide, siis Ronaldole tõenäoliselt ei oleks sobinud korvpall või mingi muu spordiala, sobis jalgpall, Messi samamoodi, et nad on sündinud seda tegema.
see on näha, Messi eriti, Ronaldo on ennast niimoodi üles töötanud. Vaata, teate seda erinevust, kus inimene teeb ränka, rasket tööd, valab higi, ta sõna otseses mõttes, ta peab silmad peast välja punnitama, et see kätte saada. Ja siis on inimesed, kes teevad niimoodi mängeldes ja liueldes läbi elu neid asju. Aga resultaadid on enam-vähem isegi sarnased. See lihtsalt näitab seda, et ühel on lihtsalt paratamatult mingi sünniline asi, mingi kood, see on mingi geneetiline kood, mingi inimene sünnib jalgpallikoodiga, mingi inimene sünnib siis mingisuguse muu ärilise koodiga, mingi suurema vaatepildiga, laiema pildiga. Mõni inimene sünnib sellise koodiga, et ta teeb mingit ülipeenet, spetsiifilist täppis asja. Tal on nii täpne käsi, et ükski teine inimene ei ole võimeline nii täpselt midagi tegema. Ja tal on selline geneetiline kood. Küsimus on, mis on teie geneetiline kood? Järgmine küsimus, kust te tulite? Miks te tulite? Kuhu te lähete? Need on need vastused, mida te ei pea ilmtingimata iga päev endalt hommikul küsima, sest see hakkab lõpuks teid häirima. Aga vahepeal võiks tähelepanu pöörata, suunata, sest see võib aidata teil kiiremini ja lihtsamini jõuda oma tõelise andepotentsiaali rakendamiseni. Sest kui me elame lihtsalt oravrattas, kuna peab ju midagi tegema, kuna peab töötama, sest et ära maksta arveid, sest et tuua leib piim lauale, see on aja küsimus, kui see hakkab meid lõhkuma. See on ainult aja küsimus ja muidugi, jällegi, reaalsuse loomine, huvitav põnev teema, reaalsuse loomine. Ärme unusta, me loome oma reaalsust kuhugi maani. See ei ole nii, et mina olen Jumal ja mina loon. Oled kuskil Tais, puhkad Indoneesias. Elu on ilus. Kõik on tehtud, oled soojamaa reisil. Naudid päikest. Siis tuleb tsunami. Hakkasid enne lennuki peale istumist looma või? Seda või? On asjad, mis käivad üle meie pea, üle meie jõu, üle meie vaba tahte printsiibi. Ja see on üks negatiivne näide. See on looduskatastroofi näide. Ma võin tuua poliitilise näite. Ma võin tuua majandusliku näite. Ma võin tuua sotsioloogilise näite, psühholoogilise näite. Ma võin tuua riikliku näite. Kõik näited. Järgmine küsimus. Aga miks te sündisite Eestisse? 8 miljardit inimest. Milleks sündida 1,3 miljoni sekka siia kuhugi? Põhjamaale, kuhugi suure Venemaa kõrvale. Eriti kurja Venemaa kõrvale. Võiks kuhugi rahulikult ju kuhugi USAsse. Elu on lill, New Yorki, Florida. Miks mitte Hiina? Või äkki Süüriasse, Afganistani. Need asjad ei ole nii sama, et keegi lihtsalt juhuslikult kuhugi sünnib. Et näed, toimus viljastumine, kuskilt suvaliselt kosmosest, keegi hing läheb sisse, kõik nüüd ärkan üles plaks. Ja nüüd on mälukaotus, ei tea, mis toimub. Jah, see on küll tõesti. Mälukaotus on küll. Ei tea, mis toimub, kus olen, miks olen. See asi kestab tõenäoliselt enamus inimestel kuskil 45-50 eluaastani. Siis hakkab vaikselt tulema. Aga mõnel on varem. Mõnel võib juba 6-12 aastaselt olla. Kuigi üldjuhul enne 3-aastasena lapsed päris palju pilte, mälestusi viskab sisse. Need on nii-öelda nagu Matrixi glitchid või Matrixi, ma nimetan jutumärkides Matrixi, ärge võtke seda nüüd, ma ei räägi Matrixi filmist, see asi on natuke komplekssem. Aga meie selle süsteemi väiksed sellised anorgaanika väiksed vead, anorgaanika ehk siis meid valitsevate anorgaaniliste rasside
kõige suurem probleem hakkab siis pihta, kui me hakkame mäletama. Siis hakkavad väga suured probleemid pihta. Sest kui asjad tulevad meelde, kust ma tulen, siis mäng muutub. Algne inimene mäletas oma eelmiseid elusi, oma tulevasi elusi, oskab ette tajuda ja näha. Sest algallika seisukohalt on kõik ühes ajas. 500 miljonit aastat tagasi, 500 miljoni aasta pärast on algallika seisukohalt ühes ajas. See on now moment. See üks sõnum on siin see, et me tajuks ja hakkaks tajuma seda Reusse. Oleme teinud ka selle Reusse Jumala kella aktiveerumist ja Reusse Jumala kella aktiveeruski tegelikult planeet Maal alles siin circa aasta tagasi või juba 2 vist. Meie aju impulsid, me oleme võimelised hakkama tajuma teistsugust aega. Ja on osas inimesi, kes juba vaikselt seda ka tajuvad ja sellest aja impulssi lähevad. Et see aeg, mida meie siin viiemeele reaalsusega tajume, on üks teatud lineaarne aeg. Lineaarseid aegu on väga palju, me elame multilineaarses ajas. Väga palju, siin kõik see ruum on aega täis. Kui ma toon võib-olla ühe inimese siia ruumi, see inimene vaatleb seda ruumi, on 5 minutit ja see on tema ajataju. Nüüd ma toon täiesti teise inimese siia ruumi, ta vaatab seda 5 minutit seda ruumi ja tal võib olla täiesti erinevad ajatajud, kui kaua ta selles ruumis tegelikult oli. Nüüd ainuke küsimus on selles, kuidas tekib üldse aeg? Aeg tekib sellega, kui palju minu aja, või ütleme siis minu ajuimpulsid püüavad aega kinni ruumist. Aeg ja ruum on manifestatsiooni osad. Ruum ei saa eksisteerida ilma ajata ja aeg ei saa eksisteerida ilma ruumita. Ehk siis põhimõtteliselt on kõik infoväli. Nüüd, kui ma toon siia ruumi näiteks tihedus 3, dimensioonid 7, 8, 9 kogeva olemi. Jah, loomulikult, kui ma toon ta siia ruumi, te ei näe teda, kuna ta ei ole võimeline pakkima ennast siia tihedusse. Aga energeetiliselt, kui ta on siin, siis tema selles samas ruumis, kus meie oleme, tajub ligi 30 000 korda rohkem aega kui meie. See tähendab seda, et ta saab umbes 30 000 korda rohkem ajale pihta kui meie ühes ajaühikus. Mis tähendab seda, et aeg omakorda võrdub ka informatsioon, mis tähendab seda, et ta ühes ajaühikus tema kehast voolab läbi 30 000 korda rohkem informatsiooni kui meist. Mis tähendab seda, et ta on umbes 30 000 korda teadlikum meist. Millestki siis kogu sellest, mis ümberringi toimub. Aga selles mõttes on see kihvt, et me oleme tulnud ülevalt siia alla, plõks, ja nüüd me kogeme seda kõige tihedamat, kõige sügavamat, kõige kaugemat punkti algallikast. Aja liikumise kiirus sõltub sinu konkreetsest seisundist, kus sa oled hetkel üldse mentaalselt ja emotsionaalselt. Et ma olen ju inimestele toonud ka näite, et aja liikumise kiirus sõltub sellest, kummal pool veetsuus sa oled. Et kui sa seal oma asja teed, siis aeg liigub ühtemoodi, aga kui sa pead ootama, siis liigub natuke teistmoodi. Või teine näide, et aja liikumise kiirus sõltub sellest, kas sa bussi peatuses ootad bussi +20 või -20. Need kõik on aja liikumise kiirust mõjutavad tegurid. Kell ja aeg on 2 erinevat asja, sellest saate aru, eks ole. Kell on füüsiliselt kokkulepitud suurus, mille järgi me ikkagi siia kell 6 kokku tuleme. Et muidu mõni ütleb, et aga mul on aeg teine, ma tulin eile. Et siis me kahjuks üksteist ei näe, vaata. Meil on vaja füüsikalist suurust, mis tooks erinevat inimeste ajatajud nagu ühte tsentrumisse, saate aru. Kell on kell, aga aeg on aeg, need on 2 erinevat asja.
Ja nad breedivad, eks ole, neil on vaja saada inimese DNA-d, neil on vaja saada connection'id, sest inimese DNA-d, miks? Kuna algne turaneeslane, kellest enamus inimesed tulevad, täna muidugi ka igasuguseid tulnukaid siin indigo lapsi, aga inimese DNA kannab nii-öelda jumala koodi. Seal sees on teemant päikese konfiguratsioonid. Ja see on kosmoses üks ihaldatumaid varasid. See on umbes nagu püha kraal, see ongi põhimõtteliselt holy grail, püha kraal, inimese DNA, mida jahitakse. Ja kui sa sellega saad, kui sa sellega paaritud ja sa lood hübriide, siis sul ongi võimalik nii-öelda immortality saada kunstlikult ja kunstlikult olla siis ka nii-öelda ingelinimene. Ja seda kasutavad ära ka inglid, igasugused, kes nimetavad ennast, ma ei tea, miks nad ennast ingliteks nimetavad, nad on tegelikult Anunnakid, kõik nad on Anunnakid. Selle mängu nimi on energiasignatuuri lugemisoskus. Olete enne mänginud? No kindlasti ei ole, sest see on minu välja mõeldud. Juhtub järgmine. Ma hakkan teile ette söötma pilte, igasuguseid suvalisi pilte. Ja teilt ma tahan teada ainult üht asja. Kas see on orgaaniline või anorgaaniline? Kas see on elus või surnud? Kas see on nii-öelda algne dünaamika või langenud dünaamika? Algne geomeetria, langenud geomeetria või no nii edasi. Saate aru sellest erinevusest, jah? Okei. Et midagi selles mõttes keerulist ei ole. Ja vastata võite selles mõttes läbi segi, et see ei ole see, et ma tõstan käe ja siis vastan. Et võite lihtsalt hüüda, vaatame, milline vastus rohkem peale jääb ja siis ma ütlen ära, kumb see siis õige oli, on ju. Et vastake selles mõttes julgelt, et ärge üldse nagu kartke eksida. On ju? Okei.